Tere ilusat esmaspäeva! Mina Liina Vetik jagan sulle mõned head mõtted, mis nüüd viimasest mentorprogrammi kohtumisest jälle üles tulid. Ja täna avan teemat, kuidas raha jõuab sinuni või kuidas raha jõuab minuni. Ikka jälle kuulen ma või näen ma erinevatest küsitlustest Facebooki gruppides näiteks või kuskil, mis on ettevõtja suurim probleem, siis üks suurimaid probleeme on see, et kuidas leida kliente. Ja kuidas ikkagi jõuda nende klientideni, no jah, miks me neid kliente tahame, on see, et me tahame siis raha. Et üks põhjuseid juhu, miks me ettevõtlust teeme, on see, et me loome omale sellega majanduslikku heaolu, sissetulekut ja küllust, eks. Aga üks oluline asi raha loomise juures on viis, kuidas me seda raha loome ja üldse, kui inimene jõuab, ma olen ka ettevõtjate seas näinud inimesed, kes on tükk aega juba ettevõtjad, mõtlevad vahest, et läheks tööle. Kuidas jõuab raha meieni? Valdavas osas nii-öelda alateadlik programm on sees, et raha tuleb läbi töö. See on üks sügavamaid uskumusi, mis meil paljudel meist on. Ja siis ettevõtjana oled sa vahest olukorras, kus sul on tekkinud mingisugune seisak, erinevad põhjused siin taga, miks ei tule, ja siis su mõte läheb sinna, peaks siis tööle minema või äkki läheks tööle, oleks kergem, siis läheks tööle. Ja siin taga on erinevaid asju, aga see, et ma lähen tööle, see on baasuskumus meie sees, kuidas siis raha, kuidas ellu jäädakse, kuidas raha luuakse. Aga me ei mõtle selle peale, et võib-olla see raha, mis me saame töölt, tehes kuu aega, 8 tundi päevas tööd, siis selle raha me võime saada kliendiga 1 kuuga, 1 nädalaga vahest, olenevalt sellest, mida me siis pakume, eks. 1 kliendi pealt, tahan ma öelda. Kui kiiresti see on väga sõltuv, eks. Aga ja meile tundub see nii raske. Aga see ongi see, et see on meie alateadvusele raske vastu võtta, sellepärast, et see ei ole see, mille vaimus me oleme nii-öelda üles kasvanud. Me oleme kasvanud sellest, et raha tuleb läbi töö tegemise ja läbi palga ja nii ongi. Ja siis me tegelikult, mida me ei tee, me ei võta seda kergust vastu, sest see tundub liiga ulmeline. Nii. See on üks asi. Sellepärast me kipume tagasi mõtlema ettevõtjatena, et äkki peaks tööle minema. Aga tegelikult reaalne kogemus meil juba võib olla see, et raha on võimalik muud moodi saada. Mismoodi tegelikult raha tuleb meieni läbi inimest. See tähendab seda, et sa lood väärtust ja siis sa küsid vastu, sa saadki vastu. Aga sa pead ka pakkuma, see tähendab, sa pead küsima vastu. Ja siin on juba see, mis paljudel ettevõtjatel lükkab erinevad tunded üles, aga ma ei taha pakkuda, ma ei taha küsida ja nii edasi. Miks? Kas selles on midagi halba, on küsimus. Miks sa ei taha küsida? Sina oled ju sama palju väärt, nagu on see klient väärt. Meil kõigil on see, et ma tahaks anda, küll oleks hea, kui raha poleks mängus, siis jube lihtne oleks anda alustaval ettevõtjal, väikeettevõtjal, kes iseendale tööandjal tihti on see mõttes. Küll oleks hea, kui raha poleks üldse mängus. Aga siin on juba uskumused sees. Raha on väga hea asi, mida omada ja siin tuleb raha uskumustega iseenda sees tööd teha. Aga nüüd vahest on niimoodi, et meile tundub, et me teeme väga palju nii-öelda müügitööd ja see müügitöö tundub meil siuke ebameeldiv asi, aga nii mõnigi meist on aru saanud, et seda tuleb teha, sellele tuleb tähelepanu pöörata, et kliente saada ja nii edasi. Vaata, kõik see, mis ma siin juba korduvalt olen öelnud, üks väga suur vale asi, mis meil ettevõtjatena on see, et ma lähen ja teen selleks, et saada. Ma ütlen uuesti. Ma lähen ja teen selleks, et saada. See on üks mõtteviis, mida sa võiksid endas ära unustada. Sa ei tee mitte selleks, et saada. Sa ei tee ettevõtet selleks, et saada. Sa teed ettevõtet või siis sa tahad ettevõtet teha selleks, et anda. Et luua väärtust, luua paremat maailma, mis iganes. Sa usud endasse ja oma tootesse või teenusesse või iganes, mida sa edasi müüd. Sa usud sellesse lihtsalt nii palju, et see ongi üks vajalik asi ja sa lähed
pakkuma inimestele ja pakkumisega sa mitte ei lähe nii-öelda pähe määrima. See ei ole igaühele. See on vale uskumus, et igaüks vajab seda. See on vaja nendele inimestele, kes seda otsivad, kes on valmis seda vastu võtma. Sinu ülesanne, müügi ülesanne ei ole mitte midagi muud, kui otsida ülesse need õiged inimesed, keda sa saad aidata, keda sa tahad aidata, keda sa saad aidata läbi oma toote või teenuse. See on see uskumus, millega sa võiksid minna, sest see on küllusteadvus. Ja kui sul on see baasis sees, see küllusteadvus, siis sellega sa lood rohkem küllust. Kui sina lähed müüma mõttega, alateadliku tundega, sind lükkab müüma ainult see, et mul on vaja, sellepärast, et katus hakkab pea kohalt ära kaduma, leib hakkab laualt ära kaduma, et nüüd enam ei saa. Sa oled nii miinimumi ääres, sa lähed paanikasse nüüd otsima. Siis mis juhtub? Vaata, inimene suhtleb teise inimesega verbaalselt, füüsilises keeles, nii-öelda kehakeeles, aga ka alateadlikult, see on nii-öelda siis energeetilises keeles. See on see tunne, mis me kõik loeme üksteise energiat mõnes mõttes, sa tunned, mismoodi sa tunned, kas sa saad seda inimest usaldada või ei saa. Ja mõnikord oled sina võib-olla ka olnud olukorras, kus inimene räägib sulle, see jutt tundub mõistlik, kõik on justkui õige, see inimene näeb normaalne välja, usaldusväärne näeb välja, kõik on okei. Ja siis sul on, aga midagi on. Ma ei tea, mis asi see on, aga midagi on. Ma ei saa aru. Võt see on see, et sinu alateadus loeb selle inimese energiat. Ja kui see inimene on sul vastas uskumusega, puudusteadvusega, siis sinul tekib tunne, et äkki ta tahab mind ära kasutada. Äkki ta tahab mulle midagi pähe määrida. Äkki see ikkagi, ma ei tea, mis asi see on, aga see ei tundu õige. Ja siis sa ütled talle ei. Kui sina lähed oma kliendile pakkuma alateadlikkuses olles puuduses, sa lähed selle pärast tegudesse, sest sul on vaja saada, siis sa oled puuduses ja siis ta võib ära ehmatada, kui ta usaldab oma tunnet, eks. Et siin on juba see, et kus tasandil on sinu klient, kas ta usaldab oma mõistust, usaldab oma tunnet või käib ta seal käsikäes, on ta nii-öelda arutleb, teeb teadlik otsuseid, aga see määrab väga suuresti, mis tundega, mis mõttega, mille baasilt sa lähed seda tegu tegema. Sa tahad ennem, kui sa oled paanikas, rahune maha. Sa tahad inimest aidata. Ja nüüd, kui me räägime pidevast sissetulekust ettevõtjana, järjepidevast sissetulekust ettevõtjana, mida sa pead tegema? Järjepidevalt pakkuma inimestele abi, otsima neid inimesi läbi turunduse, müügi, müük eelkõige, läbi müügi, otsima neid inimesi, kes on need sinu inimesed, kes on valmis vastu võtma seda abi, mida sina neile pakud. Nii lihtne see ongi tegelikult. Kõik sellest, mis suhtumisega lähed sina pakkuma, Kas ma lähen paanikas? Kui sa oled paanikas, siis ilmselt sul on mingisugune enamus juhtudest on mingisugune ebarealistlik hirm seal taga. Vaid rahune maha, tule tagasi hetke, vaata, näe küllust enda ümber ja mine küllust teades, ma saan aidata, mul on aidata, mul on olemas, täna on olemas. Ja siis sa hakkad, räägid ühe inimesega, räägid teise inimesega, räägid kolmanda inimesega, räägid neljanda inimesega, eks. Ja sa ei tea, üks asi veel jällegi, kus puudusteadvus lööb välja, on see, et sa räägid ühe inimesega ära ja siis sa jääd ootama. Nii, kas nüüd tuleb see klient või? Tuleb või? Ei tule või? Kuule, kas sa tuled juba või? Ei tule veel või? Oota, tuled nüüd juba või? Aga nüüd? Aga kuidas nüüd on? Sa võib-olla reaalselt ei tee seda, aga oma sees, sinu sees käib see mäng. Kui see mäng käib, siis sa oled puudusteadvuses. Lase nüüd sellel inimesel olla. See oli seeme, mis sa külvasid, aga istuta veel seemneid. Sest et me ei tea, milline seeme tärkab, milline seeme mitte, vaid sa annad panuseid nii-öelda. Sa otsid rohkem neid inimesid, kes on potentsiaalselt sinu inimesed. Sa räägid, sa teed oma pakkumise ja sa teed seda kogu aeg. Mitte ei jää ootama, kas see või see tuli. Nii kaua, kuni see rohkem ei jõua ja siis peab hakkama. Siis tulevad teised mured. Siis tulevad need mured, et kuidas me jõuame need kliendid ära teenindada või ühesõnaga operatiivsed tegevused taha, eks.
aga sinu ülesanne on olla kogu aeg küllusteaduses ja raha tuleb läbi selle, läbi väärtuse loomise. Aga inimesed, need potentsiaalsed inimesed, potentsiaalsed kliendid peavad kõigepealt saama teadlikuks, et sa olemas oled, on ju. Ja mitte ainult sellest, et sa olemas oled ja saad aidata, vaid sellest, et nad reaalselt saavad sinult ka midagi osta, sest see on ka koht, me muudkui anname ja anname ja anname, aga reaalselt pakkumist ei tee, on ju. See on heategevus, see ei ole äri, eks. Et sa oled siiski äris ja see on win-win nii-öelda anda ja võtta, on ju. Ja sa annad seda alati külluse pealt ja alati meil on külluses inimesi, nad on olemas sinu jaoks ja nii ongi. Vot. Ma loodan, et see video andis sulle julgust juurde, kui sa oled valmis päriselt oma mõtteviisiga küllusesse nii-öelda viima ja enesekindlust müügis, äris, ettevõtlusvabaduse suunal kasvatama, siis mul on paar kohta nüüd siin järgnevaks 3 kuuks 1-1 coachingus aega, nii et kui sa tunned, et Liina, mul on aeg kasvada, aga ma ei saa mingitest kohtadest üle, siis võta muga ühendust liina@vetik.com ja vaatame, mis teha annab. Ja kui sa ei ole siin, siis on praegu nii, eks. Aga ma soovin sulle igal juhul ilusat alanud nädalat ja kohtume sinuga uuel nädalal. Tšau, tšau!